Mart, üks tundi ei kuula. Vabandust. Kuigi tegelikult mulle ei saa seda otseselt ka pahaks panna, sest me kõik oleme seda kogenud ju, et istud tunnis, mõte hakkab rändama ja siis enne kui sa seda märkad, vaatad aknast välja, mis seal toimub. Seda enam, et täna sellega midagi päriselt toimub. Aga enne kui me jõuame praktikani, natuke teooriat ka ja peab ütlema, et väga pädevate õppejõudude poolt. Üritame näidata õpilastele natukene siis seda maailma, milleks nad tegelikult siin 3 aastat õpivad. Aga tehnika ja mootorisport on üks osa sellest. Mis te tänaseks juba õppinud olete? Minul oli nagu päris palju uusi teemasid. Sellised päevad muidu niimoodi löövad kooli rutiinist nagu silma ka särava? Jaa, kindlasti, et see justkui nagu paneb rohkem seda isut tahtma, et käia koolis ilusti ja et siin ongi, et need uudised siin tulidki järjest niimoodi, et tunnis tuldi klassi ja räägiti infot, et see on ikka paneb käima selle ratta, et tuleb koolis käia ilusti ja kohal olla. Drift tuli tegelikult üsna juhuslikult, et tekkisid tuttavad, kes tegelesid sellega. Käisin ise neid kõrvalsõite küsimas, ühel hetkel jäi sellest adrenaliinist väheks ja mõtlesin, et aga äkki sõidaks ise ka siis. Kusjuures öösel kell 3 müüsin ühe oma autodest maha selle nimel ja järgmine päev tõimegi siis selle 2.8 ära. Ja nii ta alguse sai. Sisuliselt tagasõitjana sa pead suutma esimest kopeerida. Ehk siis selleks sa pead aru saama, kuidas ta käitub sulle ees, et sõitjate iseloomud ja need on erinevad, kes on agressiivse sõidustiiliga, kes on aeglane, kes on kiire. Et üldiselt selle jaoks on raja ääres spotterid, kes teevad seda tööd ja siis spotter annab sõitjale selle info.